Ma ei usu riiki, mis vajab karjumist, et püsida koos. Ma ei usu tõde, mis vajab vaenlast, et tunduda tugev. Ma ei usu armastust, mis sünnib hirmust. Riik ei vaja pidevat ärevust, riik ei vaja vaenlaste tootmist, riik ei vaja inimesi, kes elavad emotsioonist emotsiooni. Sest ärev inimene ei mõtle, ta reageerib. Propaganda ei toida selgrogu, ta toidab närvisüsteemi üle koormust. Hirm hommikul, viha päeval, lootus õhtul. Ja inimene arvab, et see on tema mõte. Aga emotsioon ei ole tõde. Emotsioon on signaal ja kui signaalist saab juht, siis kaob suund. Ma nägin, kuidas inimesed hakkavad elama projektsioonides, nad ei näe enam inimest, nad näevad sümbolid, nad ei kuule enam sõnu, nad kuulevad narratiivi ja narratiiv ei küsi. Kas see on tõsi? Ta küsib, keda see teenib. Ego armastab propagandat, sest propaganda annab lihtsa identiteedi. Meie ja nemad, õiged ja valed, head ja halvad. Ego saab kokku liimitud ja inimene tunneb end tähtsana. Aga riik ei vaja paisunud egosid, riik vajab rahulikke inimesi, kes suudavad eristada fakti tundest, ohu hirmust, vastutust, süüst. Holistiliselt on propaganda lagundav, ta rebib inimese tervikust lahti ja teeb temast reaktsiooni. Psühholoogiliselt on see väsitav, sest närvisüsteem ei ole loodud pidevaks häire. Inimene, kes elab pidevas pinges, otsib päästjad ja päästja võib olla riik või juht või ideoloogia ja nii antakse ära oma selgroog. Aga riik ei vaja pimesi usku. Riik vajab täiskasvanud inimesi, Neid, kes suudavad taluda ebamugavat tõde. Neid, kes ei vaja vaenlast, et tunda ühtsust. Mida riik ei vaja? Ta ei vaja karjuvaid loosungeid, ta ei vaja moraalset üleolekut. Ta ei vaja vihaga motiveeritud patriotismi, sest see põleb kiiresti ja jätab tuha. Mida inimesed ei vaja? Nad ei vaja pidevat hirmutamist, nad ei vaja emotsionaalset manipulatsiooni. Nad ei vaja tõde, mis on pakitud viha sisse. Inimesed vajavad ruumi mõelda, vaikus, kus närvisüsteem rahuneb, pausus, mis ei sunni, vaid kutsub. kui nene rahuneb, siis ego ei juhi. Kui ego ei juhi, siis projektsioon laguneb. Ja kui projektsioon laguneb, siis inimene näeb teist inimesest, see on ohtlik kõigile süsteemidele, mis toituvad vastandumisest. Aga see on vajalik kõigile ühiskondadele, mis tahavad püsida. Selgrov ei sünni hirmust, selgrog sünnib vastutusest. Sellest hetkest, kui inimene ütleb, ma ei anna oma mõistust ära, isegi kui mind survestatakse. Ma ei vali poolt emotsiooni järgi, ma ei vihka, et kuuluda. Ma ei karju, et tunda end elusana. Ma ei jään inimeseks, Ja see on minu patriotism. sest riik on nii. Seisab inimestel, kes suudavad jääda rahulikuks, ei kuku propagandata alt, seisub seegru. See on poise diktaat jäisulla, et taistab kui inimene petab põletamiseni. See ei tule, see looni jutt, mida ospula. Teeb püsimoidukas, sa elad hirmus kui mussukuses. Ja muidu nussadised siis ei ole vaja, kes preedil luudamik. Sest priipi võitud hirmudamid jätab mõnud inimesel, kes ei muidu emotsiooniga on. Ja sa olud lootavast inimesest just. See on ohtlik kõigile süsteemidele, mis toituvad vastandusest, aga see on vajalik kõigile ühiskondadele, mis tahavad püsida. Selgrov ei sünni hirmust. Selgrov sünnib vastutuses. Sellest hetkest, kui inimene ütleb, ma jään oma mõistust ära, isegi kui mind survestatakse. Ma ei vali poolt emotsiooni järgi, ma ei vihka, et kuuluda, ma ei karju, et tunda end elusana. Ma jään inimeseks ja see on minu patriotism. Selgrov, mis seisab inimestel, kes suudavad jääda rahulikuks, ei kuku propagandata, lõpudes seisab see ego.
ei saa õpetada kasvada kasvu, kui inimene lõpeb parekamisi, ei saa ennuna. See on haurik ja mina asja pole. Sest süü ei vaja propagaiiri, ka vajab inimesi, kes uurdu emotsiooni on. Ja see julgel just inimese